aga mis sa arvad, miks on hea teada putukate kohta? Sellepärast, et siis tunned kõiki putukaid. Aga miks on hea putukaid tunda, mis sa arvad? Sellepärast, et on vaja tunda putukaid, muidu ei tea putukaid. Kas teie teadsite, et sipelgad ja lepatriinud võitlevad omavahel lehetäide pärast? Need kahjurid on sipelgatele lehmakarja eest, kellelt saadud nektariga nad oma beebisid toidavad. Niisuguseid põnevaid teadmisi saab laupäeva hommikuti Tartu Loodusmajas. See oli siis järjekordne üritus sarjast väikelastega perede loodushommikud, mis on siis Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus toel käima läinud selline ürituste sari, kus siis iga kord on mingi teema, mis on siis looduse teema, näiteks meil on siis olnud, täna olid putukad, on olnud merisea hommik, teegu hommik, karu hommik, ühesõnaga sellised erinevad teemad ja lapsed tulevad siia koos vanematega, nad saavad teada loodusest, nad saavad hästi palju mängida, midagi meisterdada, loodetavasti saavad ka lapsevanemad nii uusi teadmisi kui ka ehk siis ideid, mida nagu lastega, näiteks kuidas nendega loodust märgata, loodusesse minna, siis oleme ka püüdnud anda lapsevanematele ideid, kuidas koduste vahenditega, tihti ka nagu taaskasutatud materjalidest meisterdada mänguasju või muidu selliseid põnevaid asju. Kuna eelkooliealistele lastele on linnas veidi vähem tegevusi, siis huvi loodushommikute vastu on päris suur ning seetõttu tehakse loodushommikuid 2 grupis. Tartu linnas on olnud probleem sellega, et just nende eelkooliealistele lastele on nagu vähem tegevusi ja mitu korda on meil küsitud, siin Tartu Loodusmajas saavad käia, on ju need koolilapsed huviringides, mitu korda on küsitud, et kas nagu eelkooliealistele lastele ei toimu midagi või mõnda huviringi ei ole. Ja siis sellepärast saigi see projekt siis kirjutatud ja käima lükatud, et neile ka pakkuda ja kuna huvi on olnud nii suur, siis me teeme nagu 2 grupis, et siis samal päeval 2 korda käivad. RTV võttegrupp sattus putukateemalisele loodushommikule, kus alustuseks räägiti lastele, kes üldse putukad on ja kui palju neid maailmas on. Toredate putukapatjade abil õpiti lähemalt tundma enamusele kõige tuttavamaid putukariigi tegelasi ning vahva jooksumängu ning lõbusa teatevõistlusega prooviti ise erinevate putukate rolli sisse elada. Et oleks midagi putukahommikust mälestuseks, sai iga laps omale päris enda putuka koju kaasa värvida. Põnevus tekitas mikroskoop, mille abiga sai kohe päris lähedalt näha kassikirpu. Pisike kirp tekitab mikroskoobi all päris judinaid kohe. Loodushommikut külastanud lastel mingit putukahirmu küll täheldada ei saa. Loodusmajas elutsevad Madagaskari sisiprussakad, mis nii mõnelgi täiskasvanul kananaha ihule ajavad, tundsid ennast pisikeste loodushuviliste peopesal päris mõnusasti. Aga kas sulle see satikas meeldib? Jaa. Aga seda enda kätte julged võtta? Natuke julge. Aga mis sulle täna siin kõige rohkem meeldis? See, et ma sain selle putuka, selle Madagaskari sisi prussaka endale käe peale võtta, see mulle meeldis väga. Aga kuidas sulle mikroskoopist kirpu vaadata meeldis? Väga meeldis. Kuidas nagu, et alguses tundus hästi pisike ja pärast oli? Hästi suur. Loodusmaja infoga tasub ennast kindlasti kursis hoida, sest ees ootavad veel mitmeid põnevad teemahommikud. Tulemas on veel igal linnul oma laul, siis tuleb selline emadepäev ja kevadlilled ja siis tegelikult juunikuus me lõpetamegi selleks hooajaks oma sarja, et siis meil tuleb selline suur lõpupiknik siin Loodusmaja pargis, kus siis ootame kõiki sarjast osa võtnuid. Tartu Loodusmajas toimub pidevalt kõikvõimalikke põnevaid ettevõtmisi, mistõttu tasub reklaami jälgida.